Ma arvan, et see on valdkonniti erinev. Ma täitsa usun ja see kõlabki ülimalt loogiliselt ja ka minu kogemus on umbkaudu selline või mitte minu isiklik, aga minu observatsioon siis, et IT-valdkonnas tõesti ongi niimoodi, et need eesrindlikumad tegijad, kes ilmselt suudaksid toota kõige ägedamat toodet, nad tihtipeale ei tule riigihangetesse pakkuma. Lihtsalt põhjusel, et neil on erasektoris piisavalt palju intellektuaalselt põnevat ja tasuvat tööd, et nad ei pea riigihangetes niimoodi olelusvõitlust pidama. Sest tõesti riigihangetes osalemine ja selle riigiga hankelepingu sõlmimine eeldab seda, et sa tõesti töötad seal läbi mingid mahukad dokumentatsioonid, et su pakkumus oleks vastav, et see on mingisugusel niimoodi näpuvea tõttu konkurentsist välja ei langeks. Need menetlused on teinekord pikad, sa erasektoris oled ilmselt harjunud, et saab kiiremini asjad aetud, et sul on paari päevaga selge, et kas mingi projekt viib lepinguni või ei vii ja nii edasi. Teisalt on ka valdkondi, kus riik on ilmselt just kõige atraktiivsem tööpakkuja. Ma ei tea, ma mõtlen esimese asjana näiteks ehituse peale näiteks. Eriti kui sa räägid näiteks kas taristuehitusest või teedeehitusest, siis väga ju eratellijaid, kes tahaksid tellida 100 kilomeetri jagu maanteed ei ole. Et ehitushangetel just ristavad piike omavahele need kõige suuremad, kõige tublimad ja tugevamad. Et ilmselt on see valdkonniti erinev. Aga jah, et natukene nagu see ikkagi või õieti riigihangetele ja kogu selle ökosüsteemile otseselt au ei tee see, et on valdkondi, kus turu tugevamad tegijad leiavad, et nad ei taha sellega käsi määrida. Et tõesti siin mingi paari nädala tagusest ajast, kui Eesti Rahvusringhääling kajastas seda, et meil on justkui niimoodi kärbete aeg, riik tõmbab oma vööd koomale, aga riigiasutused korraldavad päris suurte ja märkimisväärselt summade eest erinevaid selliseid turundusteenuste, kommunikatsiooniteenuste hankeid. Ma siis ühelt tuttavalt kommunikatsiooniinimiselt, kes on ka iseenesest väga tubli tegija valdkonnas, küsisin, et ma ei tea, mis on sinu kommentaar, kas sa ise osaled? Tema vastas mulle ka nii, nagu sina oled siis hea küsija kuulnud IT-inimeste käest, et et ma põhimõtteliselt ei osale nendes riigi asjades, et see on nagu umbes sellised sentimendid tema poolt, ma nüüd täpselt ei tsiteeri, et mõttetu peavalu ei ole seda väärt ja see töö iseloom ei ole ka selline nagu kõige prestiižsem, et tõesti, kui ma mõtlen kommunikatsiooni valdkonna peale, siis see tipptöö ilmselt seisnebki selles, et sa, ma ei tea, edendad siin mingisuguse välismaise suure korporatsiooni huve, mingisugused sellised väikse vimkaga mingisugused avalikud kampaaniad, me kõik oleme ilmselt näinud pakendikeskuse võrratuid reklaame, mis võiksid minu poolest 10 aastat jutti kõiksugused reklaamiahuinnad endale koju viia. See vastu riik tavaliselt ju, mis ta vajab, et kusagil plakat välja panna, et alkohol on paha ja nii edasi. Tõesti ilmselt see on nagu kõige apetiitsem töö nendele kommunikatsiooniinimestele. Et jah, see on natuke selline valdkonna eripärade küsimus, ma arvan. Jah. Aga kas olid mingi jätkuküsimus ka? Kas seaduse tasandil saab midagi teha selleks, et kuidagi neid talente nendesse menetlustesse meelitada? Jah, õige. Ma arvan, et seadusega ei anna siin just teab, mis palju parandada. Üks oluline moment ja ma arvan, et see ongi nagu absoluutne võtmemoment kogu selle mängu juures on ikkagi see, kuidas üks hankija ühe hanke kokku kirjutab. Ma ei saa öelda niimoodi, et ei ole veel minu silmad näinud, aga ütleme niimoodi 9 juhul 10, kui mõni hange ka päädib suure pettumuse või ebaõnnestumisega, et toodetakse mingisugune käkk või ma ei tea, ehitusmehed lähevad üldse objektilt ära või programmeerijad, tarkvara programmeerijad, arendajad jätavad töö pooleli. Meil on siin neid näiteid olnud küll, et siis reeglina peitub pahanduste juur hanke dokumentatsioonis, selles, mida hankija ise omal ajal on kirja pannud, selle kohta, et mida ja kuidas ta tahab. Ja ütleme, see on nagu minu poolt nüüd rääkimiseks selline üpriski madalal rippuv vili, trafaretne teadmine.
Aga tundub, et seda tihtipeale ikkagi ei aduta piisavalt hästi, et sellele ei pöörata nii palju tähelepanu, et hankija, midagi pole parata, ta peab enne hanke väljakuulutamist tegema ära päris põhjaliku eeltöö. Sest et mööngem, ega meil kõigil on omad mingisugused erialad, spetsialiteedid ja mitte ükski inimene maailmas ei saa olla kõikide teaduste doktor, kõigest kõike teada. Et siis ütleme, et üks vaene hankeametnik kusagil ministeeriumis, kellele antakse ülesanne, et kuule, et korralda või kirjuta nüüd kokku asutusele uue kodulehe arendamise hange. Ta võibki olla ilmselt päris suures plindris, et mida ma sinna kirja panen. Sest erinevalt erasektorist, kus me võime käed lüüa, et davai, et tulge tehke ja me muudkui jooksvalt räägimegi, et mulle seletakse juurde, et näed, siin on sellised võimalused ja me siin tegime juba midagi ära, et vaata üle, kas sulle meeldib. Mina ütlen, et ma ei tea, et siit, ma ei tea, see väga hästi nagu ei näe välja, palun tehke teistmoodi. See on hästi orgaaniline protsess. Aga jah, riigihangete maailmas teatud põhjustel on ka niimoodi plussid seal olemas miinuste kõrval, on ju nõnda, et see, mis alguses kirja pannakse, see saabki selliseks nagu justkui kivisse raiutud pühakirjaks ja sellega tulebki finišisse minna. Tõsi, seal teatud piirides saab teha ka projekti keskel korrektiive ja hankelepingu muudatusi, aga üldiselt on niimoodi, et mis hankeametnik omal ajal kabineti vaikuses on osanud kirja panna, see saabki selleks töö tegemise aluseks. Ja kui see on siis nagu nigelalt tehtud, see sisendi pool, siis ega ei olegi väga muud, kui et ratsutame selle vigase hobusega lõpuni.